Piitelefon. Piitelefon jälle eetris ja meil on suurim rõõm anda kellelegi 1000 eurot mõne aja pärast. Selleks muidugi peab meile loo rääkima. Ja väga hea loo peab selleks rääkima. Lihtsalt tavaline lugu ei pärja. Ei. See peab olema väga vaimukas, kihvt, piisavalt piinlik ja nii edasi. Meil on siin väga karm žürii, 2 inimese näol ja me võime ka väga halvasti öelda, kui teil ikka ei tule, no siis ei tule. Jah. Aga tere hommikust, Katre! Tere hommikut! Kuidas teil nende piinlike situatsioonidega on? Loodan, et neid on ikka elus ette tulnud. No mõned ikka on tulnud. Tore! Tänases kontekstis võib öelda. Meie tahame 1000 euro piinliku lugu, kas see on olemas täna? On olemas. Aga tulistame siis. See on piisavalt piinlik. No, kohe saame otsustada siis. Jah. Et räägin? Ja, muidugi rääkige. Nii, see lugu juhtus umbes 6-7 aastat tagasi. Ja kuna ma olen naisterahvas, siis minu piinlik lugu on seotud seoses kalastamisega. Nii. Me läksime vennaga jõerde kalale. Aga meil kadunud vanaisa oli kõva kalamees ja me nii-öelda pärisime siis tema kõik need kalastusvahendid ja me otsustasime tookord need sinna kaasa võtta. Alguses sai niisama ussi leotatud ja viidikaid püütud, aga mõne aja pärast enam midagi ei näkkanud ka ja siis otsisime välja ühe veneaegse spinningu. Ja sidusime sinna otsa siis sellise parasjagu roostes 3 harulise tõsiselt suure landi. Et saaks suure kala? Nojah, et saada suur kala, eks ju. Hästi loomulik. Nii, siis tuli teooria osa. Vend seletas mulle, kuidas seda spinningut üldse visata tuleb. Et kõik, et natuke seda tamiiliselt otsast üle ja siis niimoodi pea tagant teed selle viske ja siis paned ruttu selles, et kuskilt midagi klapi kinni ja saad kerima, on ja. No nii, teoorias tundus lihtne. Võtsin spinningu kätte ja sättisin kõik täpselt nii nagu vaja. Panin selle pea tagant ja tegin selle heite. Ja järgmine hetk oli väga valus. Pähe kinni. Ei suutnud tõmmata selle suure 3 harulise roostes konksu endale tagumisse põske kinni. Tagumisse põske? Et siis nagu tagumisse põske? Tagumisse põske kinni. Läbi pükste ja päris sügavale naha alla iha sisse. Te olete ikka päris tugev naine siis, nagu ma aru saan, et läks ikka korralikult. Hooga? Ikka kohe väga tugeva hooga viskas. Issa, mul viskas külmavärinad praegu peale selle peale. Hua! Ja järgmine hetk oli, pärast seda oli ikka väga-väga valus. Nii, aga kuidas see välja tuli sealt? Läks ikka korralikult sügavale ja... Läks korralikult sügavale, siis muidugi kalastamisrõõmud lõppesid hetkega. Ja ma kibekiirelt tuli koju minna. Nii, kui ema mul seda vaatepilti nägi, siis ta tahtis kohe kiirabi kutsuda. Aga mina sellest kategooriliselt keeldusin. Ainus, keda ma sinna selle konksu lähedale lubasin, oli vend. Vend? Sest ma keeldusin mingisugust kiirabi kohale kutsumast. Ja siis tema otsis toast mingisugused käärid. Mina ei tea, kas ema küünekäärid või mingisugused käärid. Kõigepealt lõigati minu pükstesse 4-nurkne auk. Sest ega pükse ei sobinud ju ka ära võtta aina jalast. No just nimelt. Ja siis mõne siukse primitiivse kirurgilise lõikega. Ma mäletan seda naha lõika, mis oli väga valus. Aga niimoodi selle konksuselt kätte sai. Teete meile hirmu praegu. Ma teete, kuidas kõik kuulasid praegu raadiot ja kuidas kõik nagu kujutasid seda elavalt ette, seda tunnet oma nahal ja oma lihas elavalt ette. Jah. Aga võt selline lugu. Aga kuidas teil see paranemine, kas paranes kenasti või ma ütlen see rooste ja see jama? Tänaseks ajaks ei ole enam mingi tarmi ei mitte midagi. Põsk on paranenud. Aga mind ikka huvitab, kui sügavale see konks võis siis minna? No ta võis ikka minna selline paar sentimeetrit kindlasti. See on ikka väga sügavale. Ja see konks oli ka väga-väga terav ja üsna roostes. Roostes, aga terav. See on selline õige kalamehe konks, roostes, aga terav. Töötab. Katre, aitäh teile selle mahlaka ja kindlasti väga elavat kujutluspilti loova loo eest. Väga äge. Palun. Aitäh, kena päeva!